malekool oli meil see suur samm ja eks me siis tegime seda Kerese maja ka ja Kerese jälle, et noh, Keres suri juunis suri 75 ja meil mõtlesime, et no mis me nimeks paneme, vaat elava inimesele sa ei pane ju seda, et noh, Kerese, noh. Ja siis, et ta küll, me seal ka Tallinna maleklubi ei kõlba, sest ta on üle Eestile. Aga vabariiklik, nemad ei anna neile raha. Eks ole, teiste raha ja sa ei pane ju nii. No ja siis saigi, nii see oli oktoobrikuus, avasime 75 selle malemaja ja siis sai Kerese nimeline vabariiklik malemaja, selline. No ja sealt läksid siis asjad kõik edasi. Oi, seal oli kohe palju asju teha. Eesti-Bulgaaria matši rääkis Moskvas Keres välja, ta väga tahtis. Vaat 1968 oli Luganos maleolümpia ja seal Bulgaaria sai 3. koha. Aga Keres vaatas, et need ei olegi nii, need kõige kõvemad vennad, et nad kuidagi selle võistkonnaga said. Selle tiitli seal oli pronksi ja siis kuna me oleme Buenos Airesest 1939 sai Eesti 3, siis Keres oli väga tähtis, et me nüüd võidame ja me võitsimegi 2 korda. Tallinnas 10,5, 9,5 ja aasta hiljem siis Sofias oli 12,6, see oli neil nii hävitav, et ma mäletan, seal naised hakkasid nutma, nende naised, aga meil olid naised väga kõvad, meil oli ju Salme Rootare, Maja Ranniku, no nende vastu ei olnud ju seal, noh, teistel midagi panna, noh. Ja meil siis, aga meestel läks ka, no meil oli Tartus, teil oli ju mul hea sõber, võidudirektor Gunnar Uusi ja noh, Kärner ja jumal, meil oli ikka see Nei mängis teist lauda ja seal oli veel Edruk ja noh, oli meil ikka korralik võistkond ja nii ta tuli.